Kas ennast on võimalik muuta? Kas oled pannud tähele, et sa otsustad näiteks vähem süüa, otsustad kaalust alla võtta, otsustad olla tore inimene ja sa suudad seda teha mingi 3-4 päeva ja siis sa oled hopsti vanas rütmis tagasi. Olete pannud tähele? Ja siis sa teed jälle mingeid otsuseid, ostad mingeid kalleid seadmeid endale või lähed ja ostad jälle mingi uue toote, mida sisse võtta ja loodad, et see enese muutmine saab siis läbi sellise asja alguse. Lähed mingisse enese muutmisprogrammi sisse ja see kõik kestab mingi nii kaua, kui kestab ja ühel hetkel sa oled ikka täpselt samade vanade mõtetega, samade vanade tunnetega, samade vanade harjumustega. Ja mida rohkem sa siis üritad ennast muuta ja mida rohkem sa läbi kukud, seda suurema depressiooni suunas inimene tegelikult liigub, kuni ühel hetkel ta tunneb lootusetust ja rohkem enam ennast muuta ei taha. Nii et öeldakse, et vanale koerale enam uusi trikke ei õpeta. Tere, mina olen Gert-Triin Petrov, mina olen enese muutmise õpetaja, olen emotsionaalse intelligentsuse õpetaja, olen keemia magister, olen materjaliteaduse bakalaureus ja füüsika ja keemia on sellised asjad, mis on mind enese muutmise juures hästi palju aidanud, sest tegelikult see on teadus. See ei ole üldse müstika. Füüsik ütleb väga selgelt, et muudame vaatenurka ja muutuvad kõik sinu võimalused. Tule minuga kaasa selles videos ja muudame vaatenurka, et anda sulle teada, et enese muutmised on võimalikud küll, kui sa tead kuidas. Kui me vaatame sind sellisena, nagu sa täna oled, siis me ütlemegi, et enese muutmine ongi tegelikult mõnus enesepettus. Kui me aga teeme sind nii-öelda Lego jupikesteks lahti, siis sa näed, et muutes Lego jupikesi muutub ka suur nii-öelda konstruktsioon. Iga sükene maja on ehitatud väikestest juppidest ja kui me muudame ära kõik väikesed jupid, muutub ühel hetkel ka maja. On mul õigus ju. Nii et alustame jupikeste vaatamisest. Vaatama paremat kätte ja pane tähele, kas sina oled see käsi või sul on see käsi. Paljud inimesed ütlevad, et nemad on see käsi. Siis ma küsin, et kui see käsi otsast ära kukub, kas sina jääd alles? Vastus on sina jääd alles. Inimene ei ole füüsiline keha. Naised muidugi kohe, kui pekivolt või korts tuleb, siis neil on kohe, see olen mina. Aga tegelikult see ei ole sina, see on sinu füüsiline keha. Ja arstid saavad täna sinu füüsilises kehas vahetada ära kõik jupid, aga sina jääd alles ja minu meelest see on päris äge. Nii et füüsiline keha on sõiduk ja ta on auto ja füüsiline keha vajab hoolitsust. Ta ei vaja sinu mõnitusi, ta ei vaja piitsutusi, ta ei vaja teistega võrdlemist, ta vajab lihtsalt seda, et sa tema eest hoolitseksid. Nüüd vaatame, kas emotsioonid on füüsiline keha. Kuidas sulle tundub? Emotsioonid mõjutavad füüsilist keha, aga emotsioonid ei ole füüsiline keha. See on selgemas selgem. Sest see oleks maailma kõige popimopp, kui arstid saaksid sult välja lõigata sinu viha, sinu ärevuse ja kõik muud probleemid. Ja siis, kui ma küsin sinu käest, et aga kas sina oled see emotsioon või sina koged emotsiooni, võid sa avastada, et kord sa pead ennast emotsiooniks, teinekord jälle saad aru, et sa koged emotsiooni. Mul on sulle hea uudis, emotsioonid on tegelikult Lego klotsikesed, millest koosneb kogu sinu käitumine ja iseloom ja kui me hakkame neid Lego klotsikesi muutma, siis muutub ka sinu käitumine ja iseloom ja täiesti naturaalsel ja kaunil viisil. Siis on sul olemas veel üks struktuur, milleks on mõtted. Emotsioonide kohta ma ütlen lastele alati, et see on kütus. Kui füüsiline keha on sinu auto, siis emotsioonid on sinu kütus. Ja vale kütus vales kohas ehk diiselkütus bensiini automootoris on päris palju kurja võimalik. Teeb päris palju kurja, on ju, täpselt nii nagu ka vale emotsioon vales kohas. Siis on sul veel ka mõtted. Kas mõte on füüsiline keha? Kindlasti mitte, arstid ei saa sul halbu mõtteid välja lõigata, on ju. Kas mõte on emotsioon? Mõte võib kaasas käia emotsiooniga, aga kui sa leiad endale vahepeal ka neutraalseid mõtteid, on see täiesti teaduslik fakt, et mõte ei ole emotsioon. Küll aga nad käivad käsi käes ja kui mõte ja emotsioon käivad käsi käes, siis meil on tunne, et see on päris, see ongi reaalne. Mõte on GPS ja vaata nüüd, kui me muudame Lego klotsidena sinu mõtteid ja muudame Lego klotsidena sinu emotsioone, siis see käitumine, mis füüsilisel tasandil ilmestub, ongi täielikult muutunud, sest iga käitumise taga on emotsioon ja on mõte. Ja siit tegelikult saab enese muutmine alguse, sellepärast et sina ei ole mõte, sina ei ole emotsioon. Laps saab enda mõtted ja emotsioonid 95% ulatuses 0-7 eluaasta vahel ja sa võid panna tähele, et seal ei olnud sul mitte mingisugust valikut.
Seal ei olnud sul mitte mingisugust valikut, nii et sind on täna kujundatud selliseks, nagu sa oled. Sinu sisse on valatud teatud arv legoklotse, mis on teatud värvidega ja nüüd meie asi sinuga on hakata neid legoklotse nii-öelda välja viskama, mis ei ole head tööriistad ja kasutama neid, mis on väga head tööriistad. Ja see on see, kuidas ennast tegelikult muuta, see ei ole kiire tee. Kes lubab sulle kiiret enesemuutmise teed, see suure tõenäosusega valetab, sellepärast et inimese sisemaailm on lõputult suur, aga muutuseid saab luua rahulikult, muutuseid saab luua samm-sammult ja need muutused, mis on niiviisi loodud, on jäävad muutused. Nii et teadlikum ema ei tegele kiirete muutustega, teadlikum ema tegeleb jäävate muutustega. Mine vaata teadlikumema.ee, kuu lõpus tuleb imeäge online kursus, mis on järelvaadatav aasta lõpuni ja muidugi Teadlikum Ema klubi tegeleb selliste asjadega aastaringselt. Mina olen sinu jaoks olemas, kui sina nüüd mõtled, et vau, see kõlas küll väga-väga intelligentse enesemuutmise moodi.